vanade eestlaste kohta on viimasel ajal Euroliidu liiduvabariigis Eestis liikvel palju uut infot. Selle info taset või tõele vastavust saab võrrelda sellega, kui 1940. aastal Siberisse küüditatud eestlased kohtusid sealsete kohalike inimestega. Tolleaegsete Vene Nõukogude föderatiivse sotsialistliku vabariigi õpikute andmeil olevad eestlased ja soomlased kollase rassi esindajad, kelle tunneb ära kollase naha ja kissis silmade järgi. Ja ma ei võta seisukohta ega istekohta rassiküsimustes, sest neid asjatundjaid on meil ühtäkki terve Postimehe, Päevalehe ja Rahvusringhäälingu nõukogu täis, Fatsepokist rääkimata. Fakt on see, et leidub neid, kes on selliste õpikute järgi Stalini ajal pidanud õppima ja on seda jama uskuma jäänud. Nõukogude inimene oli veendunud, et nõukogude õpikud ei valeta. Ent tegelikkus ei läinud kirjas olevaga kokku. Seega pidi viga olema eestlastes, mitte õpikutes. Nii palju siis NSV Liidust. Täna vaatame, kuidas vanad eestlased Euroliidu teadlaste arvates 10 000 aastat tagasi kadakate küljest banaane korjasid ja neid tule peal küpsetasid. Selleks oli tarvis noppida banaanid ja leida piisavat lund, millest teha tulehakatis. Vanadel eestlastel oli tarvis ühte pikemat oksa või puupulka. Oks võeti 2 käe vahele nii, et seda sai 2 peopesa vahel edasi-tagasi keerutada. Oksa keerutamisel tekkis kuumus, mis pani tulehakatise põlema. Tule tegemine oli vanadel eestlastel oluline rituaal ja selle juurde oli tarvis lausuda vastav loits. See kõlas nii. Loitsige kaasa. Sütti, sütti lõke, sütti, sütti lõke, sütti, sütti tuli, sütti, sütti tuli. Vajadusel lisati lund. Tunnete kuumust? Mina tunnen. Mul on juba higi otsa ees. Siis tuli võtta banaan ja küpsetada. Küpsetamise juurde käis oma loits. Küpse banaani, jõua banaani. Küpse banaani, jõua banaani. Et loits toimiks, pidi oma keha kogu aeg edasi-tagasi liigutama, rütmiliselt, soovitavalt. Hea oli, kui keegi taustaks trummi tagus. Proovi näpuga, kas banaan on küps ja väldi banaani üleküpsemist. Üleküpsenud banaan läheb tumedaks. Edasi muutub see lötiks. See ei ole hea. Meie banaan lähebki alt otsast tasahillu kõrbema, seega võtame selle tulelt. Tule võime kustutada. Tule kustutamiseks puista sellele lund. Loogiline ju. Ei muud kui jätku leiba kõigile.